No kui varasemalt hävitati siinsamas lõhkekehi muldvallide vahel ja abiks oli siis raudteetsistern, siis nüüd on siia ehitatud selline korralik betoonist hävituskoht. Ja nüüd ma olengi sõna otseses mõttes pommiaugus, kus juba mõne hetke pärast teostatakse selle koha esimene lõhkamine. Vaeta seda alumist nuppu. See on see koht, kus see plahutus on toimunud ja kuna plahutusega tekib kõrgem temperatuur, siis kindlasti on ka näha, et liiv on natuke teist värvi. Täna oli siin 125 grammi lõhkeainet. Päriselus on need kogused ikkagi ju kordades suuremad. Jah, me oleme enda jaoks võtnud piiri, et 10 kilo on see maksimum, mis me siin ühe korraga hävitame, aga ne võib olla neid kordasid siin mitmeid sadu tuhandeid. Me loodame vähemalt. See on demineerijate Püha Barbara katedraal, sest Püha Barbara on meie kaitsepühak. Ja see on ka, meenutab nüüd sellist kindlasti kohta. Siin on lihtsamalt öeldes on 2 olulist suurt otsavalli. Seal vahel on selline tugeva konstruktsiooniga ehitusega metalltoru. See on kaetud siis pinnasega pealt ja lõhkamisel tehtavad siis lõhketööd, kogu need killu ja lööklained, et need pooled jäävad siis piiratud alasse, mis on siis sellisena üles ehitatud. Kui oluline see on, et me nüüd sellise uue lõhkamiskoha siia samma Lõuna-Eestisse ehitasime? No see on väga oluline, et meil on demineerijatel olemas kinnised lõhkamiskohad. Kui demineerijatel ei ole kasutada kinniseid kohti, siis nad peavad väga palju energiat panema selle peale, et veenduda, et lähipiirkonnas kedagi parasjagu ei ole ja lootma selle peale, et keegi ei satu sinna sel hetkel, kui juba läheb ohtlikuks ja keegi enam ringi käia ei saa. Nii et see on väga oluline, et meil on kinnised lõhkamiskohad. Viimase 10 aasta jooksul on Eestis leitud keskmiselt 7000 lõhkekeha aastas. Lõunaregioonis aga on olnud ainuüksi viimase 2 aasta jooksul üle 1000 lõhkekeha leiu. Lisaks paarsada sütikut ja üle 50 000 padruni. Enamik leidudest pärineb Tartu ja Jõgevamaalt. Kus need siis kõik tulevad, need lõhkekehad maa seest välja? Kõige rohkem hakkavad välja tulema kevadisel ajal, põllutööde käigus, väga palju tuleb ehitustööde käigus, aga ka lihtsalt metsast, veekogudest leitakse ja tegemist on kõik esimese ja teise, ennekõike teise maailmasõja jääkidega, nende lõhkekehadega, mis sellest ajast siin meie maapõues veel on. Mina ise mõtlen, et ta peab vastu täpselt nii kaua, kui targalt me seda kasutame, sest iga sellise lõhkamiskoha kohta tulevad ka kasutuse eeskirjad. Meil on ette nähtud piirkogused siin, aga kui kaua ta vastu peab, täpsem suunitlus oleneb sellest, kui palju on leide. Me ise leiame küll, et 10 aastat võiks nüüd küll olla see pool. Alates 1992. aastast on Eesti demineerijad kahjutuks teinud üle 143 000 lõhkekeha.